Kas 2024. aastal saab tehisintellekti abil teha täispika mängufilmi? Näiteks Melchiori 4. osa, Naksitrallide 3. osa, Tõe ja õiguse 2. osa või täiesti uue mängufilmi? Sellele küsimusele vastamiseks läheme kõigepealt ajas 200 aastat tagasi. Umbes 200 aastat tagasi leiutati fotograafia. Kõige esimene pilt tehti aastal 1822. Aga esimene pilt, mis on tänaseni säilinud, on aastast 1826. See on üks suhteliselt udune pilt. 12 aastat hiljem, 1938. aastal, tehti aga selline pilt. See on maailma kõige esimene pilt, millel on kujutatud inimesi. Pilt on tehtud maja aknast ühest Pariisi tänavast. See tänav oli rahvast täis, aga kuna toona oli pildi tegemise säriaeg umbes 10 minutit, siis arusaadavalt jäid selle pildile ainult 2 inimest. Saapa puhastaja ja tema klient. Tänaseni ei tea keegi, kes need 2 inimest olid, kes maailma kõige esimesele fotole jäid. Aasta hiljem hakkas fotograafia natukene laiemalt levima, ehk fotograafia sünnipäeva tähistatakse tegelikult aastast 1839, aga fotograafia oli toona keeruline, kallis ja isegi ohtlik. Fotograafid tegelesid elava hõbeda, broomi ja kloori ja teiste ainetega, mis nende tervisele väga hästi ei mõjunud. Mõned kaotasid oma hambad, teised kuulmise ja kõige hullem, mõned ka nägemise. 10 aastat hiljem sai piltide tegemine palju turvalisemaks, soodsamaks ja lihtsamaks. Esimesed masskasutatavad fotoaparaadid, mis tegid ka värvilisi pilte, ilmusid eelmise sajandi alguses. Umbes 100 aastat pärast esimeste piltide tegemist. Aga fotograafia areneb tänaseni. Igal aastal me saame uue telefoni, milles on veel parem kaamera, millega saab veel paremaid pilte teha. Tehisintellektiga hakati pilte tegema natuke vähem kui 2 aastat tagasi. Tänaseks on tehisintellektiga tehtud pilte umbes 15 miljardit. Seda on sama palju kui fotograafia esimese 150 aasta jooksul. Aga oluline ei ole mitte piltide arv, vaid nende kvaliteet. Tehisintellekti pildid on teinud 2 aastaga sama suure arengu kui fotograafia 200 aastaga. Siit on küsimus, kuhu tehisintellekti pildi kvaliteet võib edasi areneda. Ja vastus on minu arust väga lihtne. Kuhu arenes fotograafia? Filmi ehk kinokunstiks ja televisiooniks. Täpselt samamoodi teevad AI pildid täna arengut liikuva pildi suunas. Jah, AI piltidel on veel arenguruumi sõrmede osas või siis piltidele lisatava teksti osas. Kuhu arenevad tehisintellekti pildid? Täpselt samamoodi videoks. Me saame luua tehisintellektiga pilte ja panna need liikuma. Tänase kvaliteet ei ole veel väga hea ja küllaltki palju tuleb teha käsitööd. Aga juba täna on lahendusi, kus näiteks InVideo annad ülesande, see loob sellele teksti, teeb peale lugemise ja võtab vajalikud kaadrid erinevatest videopankadest. Kui videopankade kaadrid vahetad ära tehisintellekti poolt loodud klippide vastu, siis meil ongi lahendus käes. Kui tehisintellekti liikuvate piltide kvaliteet saab sama heaks kui praegu piltidel, siis sellest on väga väike samm, et teha pikem video või miks mitte mängufilm. 2024. aasta saab olema väga põnev, seda eriti AI liikuvate piltide ehk videomaailmas. Kui sa tahad sellest rohkem teada, siis siit video alt olevalt lingilt leiad koha, kus sa saad jätta oma e-maili, iga kuu lõpus saadan ühe kuu kokkuvõtte. Või vaata seda videot.